Ukrainas juhtus just midagi uskumatut. Ajalugu tehti, kui Ukraina Leopard 2A6 tankimeeskond tegi hävituslasu, mis ei tohiks olla võimalik. Ja see pole veel kõik. Mujal Ukrainas on kasutusele võetud peatamatu tapamasin, mis erineb kõigest sellest, mida Venemaa väed on kunagi näinud. Üks droon teise järel saadeti seda peatama. Kõik ebaõnnestusid. Nüüd peab Venemaa silmitsi seisma Ukraina tankirevolutsiooniga, mis rebib nende väed tükkideks. Alustame Leopard 2A6-ga. 8. aprillil teatas Euromaidan Press, et Ukraina suutis sooritada rekordilise hävituslasu kauguselt, millega Leopard 2A6 ei peaks hakkama saama. Lääne tankist sai lausa vapustavaks snaipripüssiks, kui see suutis tabada Vene T-72B3 tanki otsetabamusega 5,5 kilomeetri ehk umbes 3,4 miili kauguselt. See ei tohiks olla võimalik. Tankid ei ole mõeldud sellisteks kaugvõitlusteks, kuid Ukraina väitel on nad just sooritanud ühe ajaloo pikima tankide vahelise hävituslasu. Ilmselge küsimus on, kuidas? Võtmeteks oleksid hämmastav täpsus, kus Leopardi mürsk pidi tabama Vene T-72 haavatavat kohta nii uskumatult suurelt kauguselt ning tugev tulejuhtimine vaenulikes tingimustes. Selle raportiga on seotud ka palju teadmata asjaolusid, kus Army Recognition märgib, et me ei tea, millistes tingimustes see hävitus sooritati. Me teame aga seda, et Leopard 2A6 ei ole selliseks asjaks loodud. Tankile paigaldatud Rheinmetalli 120 mm L55 siledaraudne kahur on tõepoolest muljetavaldav, eriti kuna see on loodud suudmekiiruse suurendamiseks, säilitades samal ajal hävitusvõime suurel kaugusel. Kineetilise energiaga mürsud võivad sellest kahurist tulistades saavutada kiiruseks üle 1700 meetri sekundis ehk umbes 3800 miili tunnis. Nii et pole sugugi võimatu, et tanki mürsk läbib üle 3 miili, et sihtmärgini jõuda. Vähemalt mitte vajaliku kiiruse poolest. Kineetiline mürsk jõuaks sellise sihtmärgini vähem kui sekundiga. Huvitaval kombel ulatub TM53 kineetilise mürsu laskekaugus kuni 5000 meetrini, ütleb Army Recognition teises raportis. See on vaid 500 meetrit vähem kui Ukraina rekordiline tabamus ja see muudab selle, mida Ukraina väidab olevat saavutanud, palju usutavamaks. Siiski ei ole kaugus ja kiirus ainsad takistused, mis võiksid sellise tabamuse saavutamist raskendada. Teisedki asjaolud peavad klappima. Sihtmärk peab olema aeglane või paigal. See on T-72 puhul täiesti võimalik. Isegi kui Vene tank oleks liikumas, ei mängiks liikumine suurt rolli, sest TM53 mürsu jõudmine sihtmärgini võtaks vaid umbes sekundi. Tunduvalt keerulisem on koordineerimine, mida oleks vaja, et selline rünnak üldse võimalikuks teha. Lõppude lõpuks poleks Ukraina Leopard 2A6 meeskond suutnud Venemaa T-72 tanki nii suurelt kauguselt näha. Midagi muud oleks pidanud mängus olema, et selline rünnak võimalikuks teha. Need võisid olla droonid. Sellise rünnaku läbiviimiseks, eriti sellise puhul, millega Ukraina suutis väidetavalt hävitada Vene tanki otse ees tehtud tabamusega, tuleb enne lasu tegemist teha väga palju eeltööd. T-72 haavatavad tsoonid, milleks on selle tornirõngas, suurtükikilp ja alumine esisoomus, peaksid olema avatud ja suunatud õiges suunas, et Ukraina Leopard 2A6 tankist tulistatud kineetiline mürsk saaks seda tabada. See ei ole lihtsalt juhus, kus leitakse Vene tank ja tulistatakse seda kaugelt. Märki tuli jälgida seni, kuni see asus täpselt nii, et Ukraina sai kindlalt tulistada, olles veendunud, et tabamus on kindel. Siin võisidki droonid mängu tulla. Kõige tõenäolisem viis, kuidas Ukraina selle lasu sooritas, oli see, et luuredroonid tiirlesid taevas selle T-72 kohal, mida Ukraina enda väitel tabas. Nende droonide operaatorid kogusid luureandmeid Vene tanki asukoha kohta ning kogu see info tuli edastada Leopard 2A6 meeskonnale. Sellel meeskonnal on vähemalt mõned kasulikud tööriistad oma arsenalis. Leopard 2A6L on arenenud tulejuhtimis- ja sihtimissüsteemid, sealhulgas MS-15 stabiliseeritud laskurisihik, mis suudab kombineerida termopildi ja laserkaugusmõõtja, võimaldades sihtmärki tuvastada igasugustes tingimustes. Jällegi oleks tohutu kaugus olnud probleemiks, kuid kuna luuredroonide operaatorid edastasid andmeid meeskonnale, oli võimalik, et neid sihtmärgi tuvastamise tööriistu sai kasutada lasu tegemiseks kauguselt, mida tankimeeskond vaevu nägi. Leopard 2A6 tulejuhtimissüsteem oleks siin samuti abiks olnud. See süsteem arvutab pidevalt kaugust, laskemoona tüüpi, keskkonnategureid, tuuleolusid, sõiduki kõrgust merepinnast ja toru kulumist, et võimaldada meeskonnal saavutada hea esimese lasu tabavus kuni 3 kilomeetri kaugusel. Ukraina väidab, et on sellele kaugusele lisanud veel 2,5 kilomeetrit. Selleks oleks nende tankimeeskond pidanud arvestama mürsu kiiruse ja kineetilise energia vähenemisega. Ja võib olla, et drooni operaatoritelt kogutud andmed olid võtmetähtsusega probleemide ületamisel, mis tekivad, kui üritada tabada sihtmärki nii suurel kaugusel tankimürsuga.
Suur osa sellest on spekulatiivne. Peale väite enda pole Ukraina selgitanud, kuidas nende Leopard 2 A6 selle lasu sooritas, mis viib meid olulise möönduseni. Selle video loomise hetkel puuduvad anduri andmed või pildimaterjal, mis toetaks Ukraina väidet selle rekordilise lasu kohta. See ei tähenda, et andmed poleks olemas. Ukraina võis selle tõepoolest tabada, kuid on otsustanud neid mitte avaldada, et mitte paljastada, kuidas nad selle rekordilise tabamuse saavutasid. Kuid kuni seda teavet pole avaldatud, saame vaid spekuleerida, kuidas Ukraina selle võimatuna näiva tabamuse sooritas. Võime ka spekuleerida, mida see tähendab, ja Venemaa jaoks on siin tõsine probleem tekkimas. Kui Ukraina teatab Leopard 2 A6 tanki pikamaalöögist, siis samal ajal muudab ta oma vanemaid Leopard 1 A5 tanke improviseeritud suurtükkideks, mis võivad saavutada tabamusi isegi pikemal distantsil kui selle rekordilise löögiga väidetud 5,5 kilomeetrit. 7. aprillil teatas Defense Express, et Ukraina muudab osa oma Leopard 1 A5 tankidest sisuliselt iseliikuvateks haubitsateks, mille laskekaugus on 12 kilomeetrit ehk 7,45 miili. Väljaanne lisab, et uute torudega võiks see laskekaugus ulatuda 18 kilomeetrini ehk veidi üle 11 miili. See on Venemaa jaoks tõsine probleem, eriti kuna Ukraina teatel on Saksamaal toodetud tankidel selline täpsus, et nad suudavad hävitada sihtmärgi 3 või 4 lasuga, samas kui Venemaa nõukogudeaegsetel analoogidel kulub selleks kuni 7 lasku. Jällegi näeme, et Ukraina kasutab oma tanke eesmärkidel, milleks need algselt loodud ei olnud. Leopard 2 A6 ei peaks tabama vaenlase tanke otse tabamusega 5,5 kilomeetri kauguselt. Ja Leopard 1 A5 oma standardse 105 mm L7 kahuriga ei olnud mõeldud selliseks kaudtuleks, milleks Ukraina seda nüüd kasutab. Nutikus on juba ammu olnud Ukraina kaitse peamine relv Venemaa vastu. Riigil on võime tuvastada lääne varustuse tugevusi, mida isegi selle varustuse tootjad pole arvestanud. Ukraina võib saada abi ka oma lääne partneritelt, kui ta püüab muuta oma Leopard tankid kaudtulerelvadeks. 19. märtsil teatas TCH, et Belgia oli tarninud Leopard 1 A5BE tanke, mille kohta ta tegi teatavaks juba 2025 aasta aprillis. Nendel tankidel on Cockerill 3105 torn, mis kannab Cockerill HP kahurit, mis on võimeline tõhusaks kaudtuleks varjatud positsioonilt. Kas need tankid võivad olla samad Leopardid, mida Defense Express väidab, et Ukraina kasutab praegu ajutise suurtükiväena? See on võimalik. Venemaa jaoks ei ole see kõik hea uudis. Kui Ukraina on jõudnud sinnamaani, et suudab tanke hävitada teiste tankidega sellistel kaugustel, nagu nüüd väidetakse, siis on Venemaal probleem. Venemaa enda tankid ei ole Ukrainas just eriti silmapaistvad olnud. Tankitõrjerelvade, miinide ja droonide kombinatsioon on viinud selleni, et Venemaa on 10. aprilli seisuga kaotanud 11 848 tanki. Venemaa ei taha, et Ukraina saaks teada, kuidas lisada tanke nende relvastusse, mida nad on kasutanud Venemaa soomustehnika hävitamiseks. Lõppude lõpuks ei saa öelda, et Venemaa suudaks oma kaotatud tanke hästi asendada. Veebruaris Forbesile koostatud raportis avaldas David Hambling, et Venemaa väidab, et on kiirendanud oma väidetavalt maailma parimate T-90M tankide tootmist 250 aastas. Lihtne matemaatika ütleb meile, et selline tootmiskiirus ei aita kuigi palju, kui kaotused ulatuvad peaaegu 3000 nii aastas. Kui lisada siia veel asjaolu, et UVC, mis on Venemaa riiklik tankitootja, võib numbritega manipuleerida ja tegelikult toota vähem kui 100 tanki aastas, siis seisab Venemaa silmitsi veelgi suurema probleemiga. Ukraina ütleb, et suudab tanke tabada teiste tankidega. Venemaa ei ole suuteline asendama T-seeria soomustehnikat, mida Ukraina väidetavalt tabab nii suurtest kaugustest, et see soomus ei näe isegi, mis tulemas on. Ja kuidagi, hoolimata kõigest sellest, läheb Venemaa jaoks asi veelgi hullemaks. Veel üks asi, mis Ukrainas on juhtunud, on Putini vägesid täielikult ootamatult tabanud ning see toetab Ukraina püüdlusi muutama tanke improviseeritud suurtükkideks. Ukraina tankidest on saamas kaitselised hiiglased ja kohe selgitame, kuidas see toimub. Aga enne seda väike meeldetuletus. Te vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu, et sa ei jääks ühestki videost ilma. Siin on kiire küsimus. Mis tulemuse annab üks tank 52 drooni vastu? Kui sa ütlesid, et üks hävitatud tank, oleksid sa peaaegu igal teisel hetkel selle sõja jooksul õigesti vastanud. Üks põhjusi, miks tankid on selles sõjas tagaplaanile jäänud, on see, et droonid on osutunud uskumatult tõhusaks nende rivist välja löömisel. Kuid Ukraina on taas mängu muutnud. Nüüd on sellele küsimusele vastuseks. 52 hävitatud drooni ja üks tank tulistab endiselt. Ja arvake ära, mis tüüpi tank on üle elanud 52 droonirünnaku. See on Leopard. 6. aprillil teatas United 44 meedia, et Venemaa droonioperaatorite päevapikkune rünnak ühele Ukraina Leopard 1 A5 tankile lõppes täieliku läbikukkumisega.
Tank, mis oli kaetud droonivastaste kaitsevahenditega, sealhulgas puuride, puidust kaubaaluste, nutikalt paigutatud võrkude ja soomusplaatidega, pidas vastu FPV ja Molniya droonide rünnakule ning jätkas tuletoetuse andmist Ukraina vägedele maapinnal. Ukraina 5. eraldi raske mehhaniseeritud brigaadi kasutuses olev tank, mille brigaad kontrollib mitut Euroopa toetajate Ukrainale antud Leopard tanki, oli varustatud ka lahti harutatud terastrossidega, mida tuntakse siilikaitsesüsteemina ning mis olid paigaldatud tanki külgedele. Need trossid on mütikad, sest need võivad murda drooni propellereid enne, kui droon jõuab oma lõplikku sihtmärki. Droon plahvatab ikkagi, kuid teeb seda ilma tanki endaga kokku puutumata, mis võimaldab soomukil ellu jääda ning hiljemgi edasi võidelda ja tulistada. Ukraina modifitseeritud Leopard tank suutis tule all nii kaua vastu pidada, et see võimaldas operaatoritel, keda Venemaa üritas avatud alale sundida, jääda varjatuks. Ainus miinus siin on see, et Ukraina droone hävitav Leopard tank ei liikunud. Aga isegi see pole nii suur probleem, kui sa võiksid arvata. Pea meeles, me rääkisime sulle varem, et Ukraina muudab paljud oma Leopard 1A5 tankid ajutisteks suurtükiväeüksusteks. Liikumine ei ole siin prioriteet. Peamine eesmärk on viia tank varju, et see saaks korduvalt tulistada Vene positsioonide pihta. Kui seda eesmärki saab saavutada Leopardiga, mis on varustatud nii paljude kaitsevahenditega, et Venemaa ei suuda seda droonidega hävitada, saavutatakse laastavad tulemused. Vene positsioonid hävitatakse tankitulega. Ukraina saab oma Leopardi tanki alles hoida ja viib selle teise positsiooni, kui Vene kaitse on purustatud. Venemaa ei osanud midagi sellist ette näha. Kui 4 aastat omaenda tanke Ukraina kaitse vastu hävitades on õpetanud Putini vägedele midagi, siis seda, et tankid ei ole enam sellised sõjakäiku muutvad relvad nagu kunagi varem. Ometi leiab Ukraina üha leidlikumaid viise, kuidas kasutada tehnoloogiat, mille Ukraina ise näib olevat muutmas iganenuks. Tanke ei kasutata enam nii, nagu tanke peaks kasutama. Need on muutunud kaugmaa snaipritapjateks, suurtükkideks, mis suudavad vaenlase positsioonidele laastavat tulejõudu pakkuda. Kaitsehiiglasteks, mis sunnivad Venemaad oma droonivarusid kulutama, enne kui ise kriimugi saavad. Tankisõja reeglid on muutunud ja Ukraina töötab selle nimel, et see muutus mitmel moel püsima jääks. Tuleme tagasi selle juurde, mida Ukraina väidab end olevat saavutanud oma Leopard 2A6 tankiga. Kui 5,5 kilomeetrit kauguselt tabamine kinnitatakse, näitab see meile, et Ukraina suudab oma varustuse kunagisi piire uutesse kõrgustesse nihutada. Sellised kaugmaa tabamised ei ole tõenäoliselt sõjakäiku muutvad. Droonid jäävad endiselt peamisteks tankitapjateks, mida Ukraina kasutab. Siiski on Ukrainale väga kasulik omada Leopard tanke, mis suudavad nii suurte vahemaade tagant ja nii täpselt Vene soomust tabada. See rõhutab ka seda, kui tõhusaks on Ukraina muutunud andmejagamisvõrgustike loomisel lahinguvälja erinevates piirkondades. Kui meie analüüs on õige ja droonid olid tõepoolest kaasatud, siis Ukraina rekordiline tanki hävitamine näitab pigem seda, kui tõhusaks on muutunud Ukraina reaalajas lahinguvälja andmete kogumine. See hävitamine ise oli erakordne. See võib olla vaid ühekordne sündmus. Kuid Ukraina järjest paraneva väesisese suhtlusvõime tagajärjed on Venemaa jaoks tõeline probleem. Eriti nüüd, kui Putini väed teevad toime tulema sideprobleemidega, mis on põhjustatud Starlinki kaotusest ja Putini enda karmistamisest Telegrami sõnumirakenduse suhtes. Venemaa tankidega seotud muredele lisandub Ukraina tõhusate soomustankide esile kerkimine ja viis, kuidas Ukraina neid tanke kasutab. Aastaid nääruvääristati kilpkonna tanke, mida Ukraina ja Venemaa ehitasid, sageli pilgati neid selle eest, et neil olid innen kaitsepuurid, mis ei suutnud tõhusalt peatada drooni- ja tankitõrjerakettide rünnakuid. Neid kilpkonna tanke peeti kohmakateks jõmmideks, kes hävitati tavaliselt enne positsioonile jõudmist, sest lisasoomus muutis nad liiga aeglaseks, et vältida relvi, mille vastu see soomus pidi neid kaitsma. Ukraina on kogu selle kriitika pea peale pööranud nii lihtsa lahendusega, et üllatav, et sellele varem ei mõeldud. Kui kilpkonnatankid ei saa hästi liikuda, siis ärgu nad üldse liigu. Selle asemel katta need tankid droonivastaste kaitsevahenditega, samal ajal tagades, et tornid suudaksid endiselt piisavalt pöörata, et tankid suudaksid sihtmärke kaugelt tabada. Just seda nägime Leopard 1A5 puhul, mis pidas vastu 52 droonirünnakut. Ukraina on samuti muutnud oma M1A1 Abramsi tankid sihilikult aeglaselt liikuvateks kaitselahingumasinateks. Abramsi meeskonnad säilitavad endiselt kontrolli oma tornide üle, hoolimata kõigist raskekaitsetest, mis nende tankidele on paigaldatud. See võimaldab neil roomata edasi ja rünnata Vene positsioone, lisades poolliikuva improviseeritud suurtükitule elemendi, mis täiendab nüüd Ukraina modifitseeritud Leopard 1A5T poolt pakutavat statsionaarset kaugtuld. Ukraina on leidnud uusi viise, kuidas neid tanke kasutada kaasaegses sõjas, kus tankid tunduvad peaaegu ebaolulised. Ja ei piirdu ainult surmavate kauglaskudega ja nutikate modifikatsioonidega.
2. aprilli raportis avaldas Business Insider, et Ukraina on samuti täiustanud oma tankimeeskondade väljaõpet, eriti nende meeskondade jaoks, kes hakkavad juhtima riigi Leopard 2 A4 põhilahingtanke. Ukraina kasutab nüüd oma väljaõppes segareaalsuse peakomplekte, mis võimaldab õpetada tulevasi tankimeeskonna liikmeid ilma, et nad peaksid isegi tanki sisse minema, mida nad hakkavad kasutama. Väljaõppe saab toimuda nii, et operaator istub toolil ja kannab virtuaalreaalsuse peakomplekti. Ukrainal on nüüd selleks otstarbeks 39 virtuaalreaalsuse süsteemi, mille kõik on tarninud Norra ettevõtte Fine Reality $8,45 miljoni suuruse lepingu raames. See võib tunduda suur summa, kuid Ukraina teenib selle raha kuhjaga tagasi. Liitreaalsuse koolitus tähendab, et Ukraina operaatorid ei pea tanki laskemoona tulistamise õppimiseks kasutama päris laskemoona. Nad ei pea ka oma tanke ringi sõidutama, mis vähendab Ukraina soomustehnika kulumist ja omakorda hoolduskulusid. Selle lähenemise teine eelis on see, et Ukraina saab oma tanke varjatuna hoida, kuni neid missioonideks vaja läheb. Treeninguks kasutatav tank muutub sihtmärgiks. Segareaalsuse treeninguga tagab Ukraina, et need sihtmärgid kaovad. Ukrainas tehti just ajalugu. Leopard 2 A6 tankimeeskond sai just hakkama niisuguse hävitava tabamusega, mis peaks olema võimatu. Aga Venemaa probleem Ukraina tankidega on palju sügavam kui tõenäoliselt ühekordne tabamus. Ukraina lahinguvälja koordineerimine muutub paremaks ajal, kui Venemaa sideinfrastruktuur laguneb. Uute tehnikate ja väljaõppemeetoditega muudab Ukraina oma tankid surmavateks relvadeks, näidates üles leidlikkust läänerelvade kasutamisel, mida keegi ei osanud oodata. Ukraina on 4 aastat näidanud end meistrina selles, kuidas olemasolevast maksimumi võtta. Ja see ei kehti ainult tankide kohta. Tänu USAle ja Kreekale on Ukraina just saanud enda käsutusse külma sõjaaegse suurtüki, mis lööb tugevamalt kui ükski teine relv nende arsenalis. Kuidas Ukraina kavatseb seda suurtükki kasutada? Sellele küsimusele leiad vastuse meie videost. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et sa jääks ilma meie kajastustest Ukraina viimaste saavutuste kohta sõjas Venemaa vastu. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!